Täna harjutame 2 Transpordiameti B-kategooria eksamiharjutust. Eesmärgiks on sooritada parkimine manöövriga üle paremala nii, et sõiduki eesmine ots jääb väljapoole ning tagumine ots seekordselt siis muru poole. Sealjuures tuleb panna tähele, et selle manöövriga ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi. Samuti tuleb manöövrit alustades kasutada vastavat suunatuld. Kõigepealt parklasse sisenedes tuleb leida parkimiskoht, mis on hästi ligipääsetav ja kuhu on antud sõidukid ohutu ja ka piisavalt lihtne parkida. Pole vaja leida kõige keerulisemat parkimiskohta. Sõidu lõppedes peab sõiduk olema korrektselt ja nõuetekohaselt pargitud. Tavaliselt oleks mõistlikum parkida teistest sõidukitest kaugemale tühjadele kohtadele, kuna siis väheneb risk teisi sõidukeid ära kriipida ning samuti väheneb ka võimalus, et keegi teie auto ära kriibib. Usun, et kui pole probleemi kõndimisega, siis ei tohiks raskusi ka parkla tagantotsast näiteks poodi jalutada. Tänases harjutuses pargime siiski 2 sõiduki vahele, kuna parkla on väike ja seal pole parkimiskohti, mille läheduses puuduksid sõidukid. Parkimiseks antud viisil, nagu skeemil on kujutatud ja ka kohe tegema hakkame, tuleks sõita parkimiskohast mööda nii, et auto tagumine nurk jääks parempoolse parkimiskoha joone juurde. Esimesel skeemil on näha, kuidas sõiduk on oma sõidurajal ja valmistub tagurpidi parkimiskohale sõitmiseks. See lähenemine on eriti sobilik olukordades, kus vastassuunas liiklus on tihe ja peame ootama sobivat hetke parkimise alustamiseks. Selle meetodi puuduseks on aga see, et suure tõenäosusega tuleb sõiduki asukohta parkimiskohal kohendada, liikudes veidi ettepoole. Teisel skeemil näeme natukene paremat varianti. Kui sõidame parkimiskohast mööda, keerame sõiduki nina natukene vasakule vastassuuna vööndisse juba enne, kui hakkame tagurdamismanöövrit sooritama. Sellisel juhul pole tõenäoliselt lisamanöövrit vaja. Sõiduk on viltu ja pole korrektselt joonte vahele pargitud. Sõiduki tagaosa ulatub üle äärekivi. Teostame paranduse. Istume sõidukisse, paneme põlema suunatule, et anda märku oma liikuma hakkamisest. Sõidame otse, parandades auto paiknemist parkimiskoha suhtes ning tagurdame uuesti parkimiskohale. Vajadusel teostame uue kontrolli. Kui sõiduk on korrektselt pargitud, lõpetame soorituse, veendudes, et seisupidur on rakendatud. Kui teised parkivad sõidukid on pargitud viltu, siis on suur tõenäosus, et ka meie pargime viltu, kuna tihtipeale
me pargime mitte joonte, vaid teiste sõidukite järgi. Kui aga tõesti suudame teiste sõidukite vahelt jooni jälgida nagu peakski, siis suure tõenäosusega pargime siiski veidi viltu, et ei lõhuks oma sõidukit ja saaksime ka selle ustest välja ning sisse liikuda ilma teist sõidukit või enda sõidukit ära lõhkumata. Küll aga sellisel juhul meie sõiduk on tõenäoliselt sirgemalt parkimiskohale pargitud. Vaatleme sõidukit nüüd seestpoolt, kuidas juht käitub. Vaatame veel hetke, kuidas jääb sõiduki nina nurgaga enne tagurdamist, et parkimisel ei peaks teostama parandust. Ning lõpuks viimane, kuid siiski mitte vähem tähtis asi. Iga kord, kui sõiduk seisma jätta ning alla pole vajutatud piduripedaal, tuleks kasutada seisupidurit. Eesmärgiks on sõiduk ohutult piiratud alal tagasi pöörata. Kasutada võib mitut manöövrit, kuid sõiduk ei tohi teelt väljuda haljasalale. Harjutust alustades tuleb leida koht, kus nähtavus on piisav, et ei takistataks teisi sõidukeid ja ei tekiks liiklusohtlikku olukorda. Harjutust ei ole mõistlik teha kurvi läheduses, veel hullem pimeda kurvi läheduses. Alustame harjutust sellega, et sõiduk on paralleelselt teega paremal pool võimalikult tee ääres pärisuunavööndis. Enne harjutuse alustamist tuleb teha ümbruse kontroll, et olla kindel, et manöövrit on ohutu alustada. See hõlmab ka peeglite kontrollimist, et näha sõiduki taga ja kõrval toimuvat. Harjutus algab vasaku suunatulega ning seejärel keerame rooli vasakule ja liigume edasi, kuni sõiduki vasak nurk on jõudnud vastassuunavööndi poolse tee äärde. Jõudes tee äärde jääme korraks seisma. Kontrollime ümbrust, ega poleks vahepeal tekkinud uusi sõidukeid, inimesi, loomi või muid liiklejaid. Olles veendunud, et on ohutu tagurdada, kasutame seekord parempoolset suunatuld ning tagurdame nii, et keerame rooli paremale. Tagurdame, kuni oleme veendunud, et sõiduk pole väljunud teelt. Seejärel kordame protsessi, liikudes edasi ja liikudes tagurpidi, pöörates iga kord rooli täielikult välja ja kasutades vastavat suunatuld, kuni suudame sõiduki paigutada paralleelselt tee parema servaga, seekord teises suunas, ilma et peaksime manöövri käigus sõitma haljasalale.
Vaatleme sõidukit ka seestpoolt, kuidas juht käitub. Kui korduvalt rooli ühele ja teisele poole pöörata ning suunatule suundasid vahetada, on täiesti tavaline, et kiirustades lähete klaasipesurite kangile vastu. Siiski tasub proovida seda vältida, kuna kuival klaasil see lihtsalt lõhub klaasipesureid. Ja harjutuse lõpp. Kokkuvõtlikult võin vaid öelda, et kõik harjutused õnnestusid. Loomulikult oleks saanud harjutusi teha puhtamalt ja kiiremini. Kuid küsimus on, kas see oleks olnud ohutu või oma eesmärki täitnud. Parkimise harjutuse puhul ütlen vaid, et kui võimalik, valige parkimiskoht, mis ei asu teiste sõidukite läheduses. Piiratud alal tagasipöördel oleks võinud ära kasutada kogu võimaliku sõiduteekonna, nii ette kui ka tagasi. Samuti, kui võimalik, tuleks vältida klaasipesurite kogemata töölepanekut, kui väljas ei saja. Seega on veel arenguruumi. Panen südamele kõige olulisemad punktid. Enne igasuguse manöövri sooritamist tuleb hinnata olukorda, kus paiknevad teised sõidukid, takistused või muud liiklejad. Enne manöövri alustamist kasutage suunatuld ja peegleid. Kui sõidukiga seisma jääte, võtke välja käik ja rakendage seisupidur. Kui sõidukist väljute, veenduge enne, et seda oleks ohutu teha ja väljudes ärge jätke auto ust lahti. Ilusat katsetamist!